Tere, head inimesed! Soovime teile siin koos õnnistatud uut aastat. Praegu on aastanumber juba 2026. Ja 5. päev. Juba 5. päev. Ei no, kui me seda praegu reklaamsaadet teeme, eks ole. Te näete siin minu vastas on minu vana koolivend Viktor Martel. See on siis Valjala rahukoguduse juhatuse esimees. Vaata kui kõrgele kohale ta on juba jõudnud selle ajaga. Nii, aga täna me teeme reklaami ja see on, ütleme, selline reklaamsaade ühe vägeva ürituse kohta, mis on tulemas 9. jaanuaril ja see koht on, ütle nüüd. Kaali Trahter kell 18.30, 9. jaanuaril, reedel. Nii, selline üritus, aga Viktor, räägi nüüd meile tegelikult kogu selle asja algusest, et kuidas see juhtus, sest ma saan aru, et mina olen vist ühe korra vähemalt seal käinud, või 2 korda. Aga tegelikult selle ajalugu on ju palju pikem. Jah, ajalugu, jah. See kord toimub siis 7. kord, 1 aasta ja vahel, kui COVID oli. Ja 2019 oli esimene, kui toimus see. Ja selle lugu oli väga pöörane. Me sõitsime Mairega mööda Saaremaad ringi. Oma abikaasa? Jaa, Maire mu abikaasa. Jäime Kaali parkiplatsi pidama ja õues on härra Sagur, omanik. Ütleb, kuulge, tulge siia, ma näitan teile ekskursiooni. Ja me läksime sinna, ta tegi meile ekskursiooni. Ma näitan, milline see koht on. See sama koht. Jaa, Kaali Trahter. Ja kui me sinna sisse läksime, me olime pahviks löödud, me pole kunagi seal varem käinud. See oli nii kui suusapalee. Kuni Kana Ester siseneb suusapaleesse. Uskumatu. Graniit, marmor, läigib, teras, kõik viimase peal, lühtelid, valgus. Ja seal oli üks inglaste grupp ka, nii kui see ära läks, Sagur võttis meid ette, et tulge siia. Me Maire ütlesime, kuule, äkki võiks siin pidu pidada, see kristlaste oma või kogude sama seal. Kohe tekkis asi. Ja seal oli rõdu ka teine korrus. Ja sealt räägib pastru ülevalt, alla poole kohe. No kõik sambad värgid on viimase peal. Ja nii juhtuski. See oli 2018 ja 2019 juba see juhtuski. Esimene, mis oli Orissaare ülistus ja Taavi kõnes ülevalt, nii kui ülalt taeva pealt, ülalt alla rahvale. Pidulik riietus, pidulik õhtusöök, nii füüsiline kui vaimne. Saarma kristlased komandrid tulevad kõik kokku, et pidada, kuidas öelda nüüd, piibli järgi paasatahal või ma ei tea, mis moodi. Ja see on alati uuel aastal. Ja uuel aastal, jah, 1. jaanuar. Või tähendab 1. jaanuari pool. Ja siiamaani on rahvas käinud ja rekord oli 101 vaemulik Riigikogu. Oligi nii? Jaa. Millal see rekord oli? See oligi. Eelmine aasta või? Ei, see oli 3 aastat tagasi. Näed, sa oled oma mikrofoni kohe siin suure valesti ka veel panid. Valesti. Ega see käib kõik reklaami juurde selline. Nii pane, jah. Nii. Suur reklaam. Jah, ma ütlen, et Viktor on ju tegelikult vana kultuuritöötaja. Et sa oled olnud Valjala rahvamaja juhataja pikki aastaid. Ja siis sa korraldasid ju vägevaid üritusi seal. Olid need, kuidas neid kutsuti see? Elava vee toober. Elava vee toober, jah. Oli 3 toobrit. Mototoober, õlletoober ja elava vee toober. 3 toobrid oli. Ja elava vee toober sõi teised toobrid välja. Halleluja. Nii see oli. Jah. Ja küll. See on meie ajalugu siit Saaremaalt, eks ole. See oli kuskil 2010 paiku. Jah, julgelt, jah. Siis, kui me noored olime. Ja. Nii, aga lähme nüüd praegu selle juurde ikkagi, see Kaali Trahter. Ma näitan teile tegelikult, te olete teinud ka ühe plakati, selle ma praegu siin, me oleme siin Sioni kirikus. Ja Sioni kiriku seina peal oli see plakat, ma pildistasin just seda, et selline, siin on nüüd kogu info olemas. Jah. Selle aasta kohta. Selle aasta, jah. Jah, info
siin võib-olla mõnel tekib probleeme raha maksmisega või, aga siiamaani pole probleem olnud, et kas kokku korjata, tuuakse ära või helistate, number on seal olemas, paneme nime kirja ja maksta ka samal õhtul. Nii et seda... Nii, oota. Oota, ma panen kohe ühe asja veel siia ülesse, mis ma siin enne vist panin. Jah, vaadake, ma panen teile selle üles, et kes tahavad mandrilt või kuskilt mujalt tulla, eks ole. Ja siis vaadake, kui pikk on teie nimetus. Kui te panete ainult rahukogudus, ei lähe läbi. Terve see pikk nimi, terve alfabeet tuleb kirja panna. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu Valjala Rahu Vaba Kogudus. See on juba nagu Uus Testament juba, nii pikk. Et see tuleb panna siis sinna ülekande sellesse, muidu ei liigugi rahad. Kui panete rahukogudus või Valjala Rahukogudus, ei lähe läbi. Pange täis nimi. Huvitav, aga miks pank nii pikka tahab? No, pangal pikk eluiga. Ei tea. Okei. Nii et ma hoian praegu seda pilti siin ees. Aga Viktor on siis selline mees, kes on sinu käest tuli see mõte seda tegema hakata, eks ole? Me abikaasa koos. Ta jäi nõus. Kui naine nõus, jää mees ei mitte midagi. Siis ei ole, siis on täiesti, koos. Me olime tõesti koos, just see. Ja kuidas see esimene kord oli? Väga vinge oli. Ei mäleta käest, aga väga vinge oli ka Orissaare ülistus, alustas seda, Orissaare ülistus. Nii. See oli ka... Ja rahvast oli ka? Ja, siis oli 90 inimest oli esimene kord. Kas mõni aasta, mäletad sa kõige väiksemat külastatavust? Kas oli möödunud aasta või? Oligi või? 76 või? Oota, aga mina käisin vist möödunud aasta. Ei, ikka palju oli või? Seal kõneles, Egon kõneles seal on ju. Ja, rahvast oli ju küllalt seal. Ja. Nii, aga tähendab, praegu me räägime seda, et praegu on selline võimalus, et igaüks, kes tahaks tulla, on see võimalus olemas. On ju? Isegi mandrilt. Mandrilt ka, ja ongi juba kirjas ka. On, jah? Nii et pidage meeles, see on siis 9. jaanuar on juba reedel. Juba reedel, 9. jaanuaril ja kell 18.30 algab. Aga enne võib juba kohale jõuda. Võib. See on pidulik, lihtsalt kokku, puhkame, mobiilid jätke koju, kui just pilti ei tee. Naudime, tule koos abikaasaga, leia lastele koht või mida iganes siin. Lihtsalt kristlased koos ja oma hingest teeme ka kokku võtte, kuidas on läinud ja mida me ootame uuel aastal. Õhtu on palju põnevad asju. Me oleme teinud ka see leiva murdmist, aga otsustasime, et ei tee see aasta, et seda ei tee, et iga kirik teeb ise nagu. Tähendab, ja seal võib ka seda ütelda, et sa ei pea olema mingi kiriku liige. Ei pea olema. Võib ka maailmast tulla, väga selline, võtke maailma sõber kaasa. Ja nagu ma aru sain, kui ma seal eelmine aasta olin, et see omanik on väga sõbralik. Alver Sagur, uskumatu, ta oleks nagu meie salajane sponsor või liige või ta on nii sillas, kui lühidalt öelda, et ta pidi alati peale avamist ära minema. Anname talle sõna, kui ta avab seal, tervitab. Ta pole iialgi ära läinud, ta on lõpuni olnud. Küll üles rõdule, sealt teeb pilti ja pärast tuleb küsima, kes te olete? Teil on palju lõbusam ilma alkoholita kui peod, mis siin toimuvad ka alkoholiga. Ta ei suuda aru saada, kes te olete, miks te nii lõbusad olete, nii rõõmsad olete. Ja ta ütles, ta uurib seda praegu siiamaani. Tuleb jälle. Siiamaani uurib. Ja. Aamen. Jah. Vinge vend. Meile ta meeldib. Ja üldiselt Saaremaa koguduste, no põhiline on nagu Saaremaa kogudused. Saaremaa on põhiline ikka, ja. Talvine aeg, aga mandrilt on praegu 7 tükki mandrilt. On juba? 10-7, ja. Nii et võimalusi veel on. Kui palju sinna üldse mahuks, kui pigistab sinna ikka päris 100 vähemalt? 10 läheb suurde saali, kõrval uksed lahti väravad 20. Nii et vaba. Foyer, koridor, kus see kamin on, uksed kõik lahti. Ja nad on võimelised kõike vastu võtma ja kõigile süüa tegema. Seal oli väga hea sööt ka ju. Ei ole probleem. Jah. Nii et inimesed
et pidulik riiedus, frakk selg, parim kleit, kostüüm, ei mingit dressi, ei mingit sporti trippe, pidulik. Au jumalale. jah? Jaa, hing, ihu ja vaim, kõik. nii nagu peab. Just. nii, mis veel? Ütle nüüd veel oma mingisugune prohvetlik sõna. kui sa annad mulle paar minutit. Ja. Ma panin kirjaga mõtted, et teinekord lihtsalt läheb lappama. Ma tahan öelda siin, et kes praegu meid kuuleb või vaatab, et sa oled loodud looma. Jumal on sind loonud nii, et see, mis sul sisse pandud on, tuleb selle aastal eriti välja veel. Lootus on Jumala parim ravim ja seda vajab terve meie Eesti, meie maakond, terve inimkond. Kui maailm, see on kellelegi praegu otse kellegile, kui maailm ütleb, et anna alla, siis lootus ütleb, et stopp, proovi ükskord veel. Sest jõulude aega ja uue aasta vahel, ma ei tea, mis statistikad, nii palju on enest tappusid, üksikuid inimesid. See on hämmastav. Et ma kordan korra veel, äkki see on sulle võib-olla, et kui maailm ütleb, et kõik lõpet ära aitab, siis lootus ütleb, ükskord veel proovi, ükskord veel. Ja see ükskord on, Jumal sürtab käe sulle ja tõmbab sind välja sealt. See olukord, kus sa praegu oled. Enamusel pole, aga on neid, kes on. Ja siis ma loen ühe palve ka siit kohe. See loosikute raamatust ja sul on lootus tulevikuks, ütleb Issand, see on Jeremia. Ja palve on selline, et Issand, sina tõstad meie pilgu praegusest maailmast kaugemale, sinna, kus kaduvusel ega kurjusel pole enam kohta. Tänab sind, Jumal, et sa annad Kristuses meile lootuse tulevikuks. Lootuse, mida keegi ei saa meilt ära võtta. Halleluuja. Ja selle 2026 põhisõna on lootus. Väga paljud maailma sündmusi vaadates hakkavad kaotama lootust, aga ei. Ja paar asja veel siin on. Et aasta 2026. Lootus, mida keegi saab meilt ära võtta. 2026. Oled teadlik, kui on, nüüd saad eriti teadlikuks, kelleks Jumal sind lõi ja miks sa sind kutsunud. Hiire piiks kaob ära, hakkab lõvimöörgi kostma see aasta. Välja oma koobastust, halleluuja. See ma ei tea kuidagi hästi. Ja siis veel sa oled kutsutud mõjutama kuningriiki, Jumala kuningriiki. See koht, kus sa oled, mõjuta seda territooriumi, töö, kool, spordisaal, pank, ükskõik kus sa oled, tänaval, lähed tänaval. Ja paljudele see koht seisa paigal, juurde tullakse. Sa lähed meil tänavad ja pilt läheb järgi, mitte kui mannekini, mitte mingi siis seelik või ei. Kes see on? Tahaks ka seda. Vaimutunnetus. Maailm näeb seda. Ja siis üks asi, millega ma tean paljud jää rahule. Jehova annab tugevus oma rahvale. Jehova õnnistab oma rahvast rahuga. Mis moodi? Vaata ümber, mis toimub. Venezuela. Mis asi Ukraina? Meil omal siin. Kuule, Venezuelas võib hakata ärkama. Jaa, raudselt. Ja nüüd mõni ütleb, aga kuidas rahu, mis rahu, vaata väljaspoolt. Aga siin ongi siin Märt Vähi. Kuidas tekkis Lootuse küla? See narkarid ja joodikud kõik, alkoholikud. Läbi selle, et ta poeg oli narkomaan. Pandi see püsti Lootuse küla ja nüüd, kui see püsti sai, tema poeg vabales narkootikumitest. Ja see on Jumala töö. Kas see poeg pidi narkomaan siin minema või? Näete, mis Jumal teeb. Kõik kasuks. Ja lõpetuseks ma tahaksin öelda veel, et selline lause nagu, et seda võiks öelda minu järel, ma ei tea, kes sa praegu seal oled või et ütle valjusti, seal oled pere keskel või üksi oled seal kusagil, ütle valjusti. Ma õnnistan oma kodu. Ma õnnistan oma lapsi, lapselapsi. Ja nüüd eraldi punkt, seda korruta, ma ei tea, 3 korda järjest. Ma õnnistan oma abikaasad, sest mis ümberringi toimub, see on kašmaar, nagu malemäng. Ratsu, ärtu, muudkui langevad ümberringid. Ma kordan veel, et õnnistan oma abikaasad. Korda seda, ma õnnistan oma abikaasad. Ja ma õnnistan igat päeva, mis issand mulle kinkinud, see päev, täna, eile, homme. Ja lõpetuseks siis, et eilne on möödas, homset pole, on täna. Täna on päästepäev ja see sõnum on niivõrd lihtne. Täna on see päästepäev. Me läheme lootusega
lootusega aastasse 2026 kuni viimase päevani välja ja veel kord, kui sa oled kahe vahel, tule 9. kohale, tule puhka, naudi, tule hinga, Kaali Trahter, Saaremaa kristlaste jõulupidu ka mandrilt, tulge kõik kohale, ühineme koos, et kiita, ülistada, tänada Jumalat. Nii nagu üks kuulus laul ütleb, tulge kõik. Tulge kõik. Äkki panete siia lõppu selle. Jah, nii et Kaali Trahter, te näete seda, vaatagi, kui ilus maja see on, kui mõnus koht seal sees. Vinge. Sees on veel ägedam, nii et selline tore üritus, et ma panen veel siia viimati selle plakati peale ja selle plakatiga ma siis tänase asja, sa tahad veel midagi ütelda? Viktoril on veel midagi. Nii. Minu käes on sprotid õlis siin, suitsutatud. Kõik jüngrikud kalamehed. Üks päev nad jäid ilma, mitte midagi saanud, tuli Jeesus. Nii kaua, kui meil pereraadio polnud, meil on täitsa kuival ilma, ei saanud kalu kätte. Ja nüüd, kui Valter sai pereraadio, milline kalasaak. Milline kalasaak ja see tänu sulle ja ma kingin selle, et sa näeks füüsiliste silmadega, et näed, kui maitseb see kala, mida sa püüad vetes. Ma tänan sind. Ja viimane, kui saad kaamera siia keerata, ma nägin ühte asja praegu. Nii, paneme kaamera siia. Ja. See, mida Valter alati reklaamib, Jeesus päästab. Pange tähele nüüd ühte asja. Jeesus staab. Pane siia 2 saad nüüd. Jeesus, see on Jeesus staab. Valter, see on Jeesuse staab. See on tüüpiline Viktor. Et Viktori jutud ongi sellised omapärased. Õnnistusi kõigile ja elu vett. Jah. Ja näitan teile veel siis seda kohta, kuhu te saate tulla. See on nii kuulus koht tegelikult, eks ole. Et Kaali järv sealt samast taga. Jah, ta ei ole järv, sinna mingisugune pomm on kukkunud kunagi. Et meteoriidikraater räägivad. Äkki ühel peal ristime rahvas seal? Noh, kui seal nii palju vett on, ma ei tea. Üks asi. Tallinnas kadus vesi ära vanast õhtu. Tallinnas kadus, jah. Hinge vahelt ristimise vee ära võtta, Tallinn enam ei ristitakse ära, vesi läinud. Selge, nii et aitäh sulle, Viktor, ja panen veel selle plakati veel peal, nii et pidage meeles, 9. jaanuar juba üsna kiiresti tulemas, kell 18.30, Kaali Trahter. Et selline võimalus oled sa mandril või kus iganes, et võtta ühendust. See on siis, sulle saab helistada, eks ole, siin on telefoninumber olemas ja näete seda. Ja kolmapäeva õhtuks peab klaar olema. Teisipäev, kolmapäeva, 2 päeva, 3 päeva. Jah, see on siis mis kuupäevaks? Täna on 7. Täna on me teeme seda 5. Ja 7. peab olema klaar. Toiduid, see köök tahab. Loomulikult. Jah, köök tahab arvu teada. Vaata, selline vägev asi on tulemas Saaremaas. Aitäh sulle, Viktor! Õnnistusi! Ja kohtume Kaalis. Just!